Austatud kuulajad, mõeldes tänase konverentsi pealkirjale energeetika Eesti positsioon maailmas, leidsin end üsna keerulises olukorras. Tõepoolest, milline on Eesti positsioon energeetika maailmas ja mis veelgi olulisem, kuhu soovime jõuda? Ühest küljest on ja jääb veel pikaks ajaks meie kõige olulisemaks elektrienergiaallikaks põlevkivi, mille tööstusliku kaevandamise algusest Eestis möödub peagi 100 aastat. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise osas on teistel riikidel meie kogemusest palju õppida ning võime julgelt öelda, et Eesti positsioon on maailmas üks tugevamaid. Samas tuleb juba täna mõelda ka tulevikule ehk võimalikele alternatiividele. Üheaegselt pean silmas nii taastuvenergiaallikaid kui ka tuumaenergiat, mille osas on Eesti pidanud läbirääkimisi nii Leedus kui ka Soomes. Kas ja millal ning millises mahus Eesti tulevikus tuumaenergeetikat kasutama hakkab, on täna ebaselge, kuid taastuvenergia roll on selgelt tõusmas. Oluline samm taastuvenergia arendamiseks on elektrituruseaduse muutmisega alates 1. maist 2007 kehtestatud taastuvenergia tasu, millega rahastatakse taastuvenergeetika toetusi. Kui meil veel 6-7 aastat tagasi oli taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 16%, siis 2010. aasta lõpuks on see pea 25% tõusnud. Minu hinnangul tuleb meil tõsiselt kaaluda ka biomassi kasutamise võimaluste laiendamist. Praegu annavad selle toorme põhiliselt metsaraielt ja maastiku kujundusraielt tulevad raiejäätmed ning ka korraliku tarbepuidu hake. Samas me ei ole rajanud energiapuistuid, mille kõrgtootlikkust on näidanud mitmed teadusuuringud. Energiapuistute rajamiseks on meil väga suur maareserv olemas, samas annaks see tõuke ka Eesti maaelule ja selle arengule. Ühtlasi on küpsemas Eesti jaoks täiesti ainulaadne osaühing Energiasalve poolt koostatud Muuga pump hüdroakumulatsioonjaama projekt. Kas see kõrginnovaatiline projekt on vaid arendaja mure ja hool või on see Eesti riigi energiapoliitiline ühine asi? Eesti suuruses riigis tuleb kõik head jõud ühendada. Head kuulajad, nagu oma sõnavõtu alguses laususin, on Eesti areng energeetika valdkonnas olnud kiire. Kiire arengu juures on alati risk, oht teha kiirustavaid, vähe kaalutletud otsuseid. Samas teame hästi, et meie maksumaksja raha tuleb alati ettevaatlikult ja lõpuni läbimõeldult kasutada. Aga pidagem meeles ka filosoof Hegeli tarkustera, kes riskib, muutub selle isandaks, kes ei julge riskida. Eesti inimesi ei rõõmusta pikaajalised investeeringud ja suured muutused, kui need tähendavad lihtsalt suuremaid elektriarveid. Eesti riik on küll selgelt jõukam kui 90. aastate alguses, kuid ei tohi unustada, et oleme euroala üks vaeseim liige ning suure hulga inimeste jaoks on igapäevane toimetulek jätkuvalt väga keeruline. Meil tuleb vääriliselt hinnata ja hoida Eesti inimest, loodust ja hoida keskkonna saastamisest. Seega on energeetika valdkonna suur väljakutse leida oma edasisel arenguteel võimalusi, kuidas üheaegselt säästa nii Eesti inimest, sealhulgas tema raha, kui ka meie kaunist elukeskkonda. Soovin tänasele konverentsile jõudu. Aitäh tähelepanu eest!